Tere hommikust kõigile või mis ta nii väga enam hommik ongi, et mina olen Ave Kail Kaskla-Kupriis ja esindan siis tänasel vaimse tervise messil sellist liitu nagu Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liit ehk siis lühendatult ETOP. Ja ETOP-i me olemegi kokku kutsunud siis esmalt selleks, et panna fookusesse igasugused tööpsühholoogia teemad, korrastada seda nii-öelda turgu ja mis kõige olulisem, et vaadata, kuidas ettevõtted saaksid olla võimalikult produktiivsed ja seejuures nende töötajad võimalikult õnnelikud. Ise igapäevaselt tegelen osaühingus AG projekt ja vean siis sellist nõustamisformaati nagu Võõras sõber, mis siis ongi just tööstressi ja läbipõlemise ennetamiseks loodud formaat. Ja alates kaugtööst on väga palju või sellisest peale sunnitud kaugtööst, mis on tulnud paljude ellu, on tekkinud ka väga erinevad mured ja üks nendest muredest on just ka see tänane teema üksildus ja see, kuidas meie elu nii-öelda tänu sellele Covidile on muutunud, seda ilmestab ka väga hästi täna see, et minu kõrval siin ei istu mitte minu kolleegi, vaid istub mõmmi, sest kolleegil siis ei olnud võimalik täna meiega ühineda. Ja kui me räägime, et mis need kaks sellist põhiprobleemi võib-olla nagu välja joonistuvad just sellisest praktilisest tööpsühholoogia konsultatsioonist, et siis me rääkisime oma kolleegidega seda ette valmistades seda messi ettekannet ja väga tugevalt tulid välja kaks joont ja üks on siis grupp inimesi, keda just see üksildus nagu puudutab ja just selline tööalane üksindus on siis need, kes on tulnudki tööle selle viimase 2 aasta jooksul ehk siis pandeemia tingimustes, kus tal ei olegi olnud võimalik päriselt näost näkku oma kolleege näha. Ja see tähendab ka seda, et tal puudub selline füüsiline mälestus ja ei ole tekkinud suhet. Ja kui mul ei ole kolleegiga tekkinud sellist suhet, siis mul on ka väga raske tema poole tegelikult pöörduda abi palumiseks ja mul on ka väga raske selline võtta lihtsalt telefon ja helistada. Ehk siis väga sageli see toodab sellist, et ma kirjutan selliseid ülipikki viisakaid kirju, kus veel minu sellest sõnastusest võib lugeda välja võib-olla hoopis teise emotsiooni kui see, millega mina selle saatsin. Ehk siis, et selline segadus kommunikatsioonis on üsna suur. Ja täna me siis püüame rääkida natukene ka sellest, et mida siis sellistel juhtudel teha just nii tööandja tasandil kui ka siis töötaja enda tasandil. Aga teine punkt, mis samuti välja joonistub, võib-olla rõhutab natuke rohkem sellist üldist üksildust, ehk siis kui me üsna palju oleme nüüd kuulnud räägitavat sellest, et milline on siis töö ja pereelu tasakaal ja kuidas see on läinud kaugtöö vormis nagu paigast ära, siis üsnagi ilma tähelepanuta on jäänud tegelikult just need inimesed, kellel ei ole probleemi töö ja pereeluga, sest see pereelu võib-olla väga ei olegi. Ehk siis, et inimene elabki üksinda, võib-olla ei ole väga sellist suurt ja tugevat ka sõpruskonda või muidu sellist lähedaste ringi ümber. Ja nüüd, kui tal on ära lõigatud siis ka need suhted töökaaslastega, siis seal on see üksilduse tunde tekkimine väga-väga selline tõenäoline ja väga lihtne on seal jääda ja tunda ennast üksikuna. Kui sina tunned niimoodi, kes sa praegu seda vaatad, et siis kindlasti pane ka enda küsimus ekraanile ja ma proovin neile küsimustele siin ka selle jätkuva 20 minuti jooksul vastata. Ja kui me ka ei jõua vastata, siis ETOP-i Facebookis me korjame need küsimused uuesti ülesse ja vastame nad seal ära. Ehk siis julgustan väga küsima ja peagi siis kui tuleb ka meie selline väike poll, et siis ka sellele vastama, et saada ka natukene seda teiepoolset tagasisidet, et kuidas just teie tunnete, kes te täna olete seal teisel pool seda ekraani. Aga nagu ma lubasin, et me räägiksime siis natukene ka sellest, kuidas siis hakkama saada sellega, et ei tekiks kas siis tööalast või sellist üldist üksildust, siis kõigepealt võib-olla mõtleks sellise tööandja või juhi vaatenurgast, et mis seal siis sellised põhikohad on, mida võiks teha.
Ja noh, kindlasti on see, et iga juht peaks tundma oma inimesi, ehk siis, et ta võiks teada ka natukene, milline ongi selle enda töötaja siis ka see tugivõrgustik seal ümber, et kui palju on ta just sõltuv ka sellest tööalasest sellisest suhtlusest. Siis kindlasti, kuidas integreerida siis neid uusi töötajaid, kes tulevadki otse kaugtööle ja seda kontoritöö võimalust üldse ei olegi. Ja samuti siis ka kõik muud sellised töökorralduslikud meetodid, et mida siis teha. Ja üks selline võib-olla nipp või nõuanne, mida tööandja või juht võiks nagu proovida, on siis see, et kui te võtate või värbate inimest, siis inimene saadab enda CV, kus ta siis on ära toonud kõik oma tugevused ja oskused. Ehk siis, et mitte nii formaalne, aga selline lihtsam, inimlikum CV formaat võiks sellest töötajast olla siis kättesaadav ka teistele tema siis nii-öelda kollektiivi liikmetele. Ehk siis, et teised näeksid, kes meiega liitus, mis tema tugevused on, mis tema eelnev kogemus on. Ja samamoodi, et siis olemasolevad töötajad ka tutvustaksid ennast sellele uuele töötajale just sellest vaatevinklist, et millised on nende oskused, millised on nende vajadused, millised on nende ootused uuele inimesele. Ja hästi oluline on, et seda on mõistlik teha kindlasti nii-öelda nagu siis online, kus me siis näeme vähemalt üksteist ja kuuleme üksteist, aga et hiljem ka sellised lihtsad kontaktid, lihtsad märksõnad nendest kollektiivist oleksid siis ka kuskilt hiljem uuesti nii-öelda nagu järelvaadatavad, kas siis kuskilt failist või siis seesama nii-öelda see tutvustav videoring, et need oleksid hiljem kättesaadavad, sest kui ma tulen uue töötajana kollektiivi, siis mul on väga raske haarata kõike seda korraga. Aga et kui mul tekib vajadus, siis ma tean, et keegi oli, kes oli väga proff mingisuguses oskuses, et ma leiaksin siis tema kontaktid nii-öelda ülesse. Ja hästi oluline on siis omavahel rääkida ka, milline see suhtluskanal või milline see suhtlusstiil võiks nagu olla. Sest mõni inimene ütlebki, et helista mulle ja me saame need asjad 30 sekundiga lahendatud. Teine ütleb, et ei, et ma ei taha, et mind nagu segatakse, saada mulle email, ma süvenen ja ma vastan sulle. Ehk siis, et hästi tore oleks, kui see selline sisseelamise CV või selline see sisseelamise ring sisaldaks ka sellist infot inimeste kohta, et kuidas kellelegi läheneda ja samamoodi ka kokku leppida, et mis on need reeglid. Ehk siis, et ka täitsa igapäevatöös olengi kuulnud seda, kuidas inimene ütleb, et hüüumärk nii-öelda teemareal on karjumine. Ehk siis, et miks ta karjub mu peale. Et leppidagi kokku, mida miski tähendab ja kuidas läheneda ja millised on need nii-öelda sõnumiformaadid, et kui me kasutame selliseid kiirsuhtluse portaale, siis me oleme nagu harjunud, et seal me iga kord ei tervita võib-olla, vaid kirjutamegi otse selle vajaliku küsimuse. Ehk siis, et seda võib teha ka emaili teel, kui see on niimoodi kokku lepitud, et see kedagi siis ei aja segadusse ega ei solva ega ei tundu kuidagi järsuna. Aga et hästi oluline pool, et see on see ühelt poolt, et mida siis nagu tööandja saab nagu korraldada ja pehmendada seda nii-öelda kollektiivi tulekut. Aga hästi oluline on ikkagi ka see, et mida töötaja ise saab teha. Et millega ta ise saab panustada, et ta ei jääks kuidagi tõrjutuks või väljajäänuks või et tal jääks mingisugune oluline info nagu saamata. Ja võib-olla esimene, millele siin rõhuda just sellise äsja kollektiiviga liitunud inimese puhul on see, et küsida, küsida ja küsida. Ehk siis ei ole mõtet leiutada jalgratast ja kindlasti ka see, et kui sa liitud, siis ongi loomulik ju, et sa küsid, sest sa ei peagi neid asju teadma. Kui sa 2 aasta pärast ikka ei tea, et siis on nagu küsimus, et mis sa siis 2 aastat teinud oled. Et just seda küsimise varianti kasutage väga-väga ära ja tehke endale märkmeid. Ja ettevõtetes endis ka, et püüdke nii palju oma tegevusi ja protsesse kirjeldada kirjalikult kui võimalik. Ehk siis, et kuigi meile meeldib olla vajalikud, siis tegelikult ega meile ei meeldi, kui meile puhkuse ajal helistatakse või kui meile haiguspäevade ajal helistatakse. Ehk siis ärge tehke ise ka ennast nii-öelda nagu asendamatuks. Ehk siis kirjeldage ära, millised need protsessid on
ja siis vastavalt sellele teie asendajal on palju lihtsam sellega tegeleda, uuel töötajal, kes liitub, on sellega palju lihtsam tegeleda. Ja uuele liitujale veel võib-olla selline soovitus ka, et kõigepealt panna rõhku suhete loomisele ja siis nendele praktilistele tööülesannetele. Sest kui teil on need head suhted loodud, siis teil on palju tugevam tugivõrgustik seal töö juures nii-öelda olemas. Ja olemasoleva töötaja puhul, et siis tõesti ära kasutada neid ettevõtte poolt loodud võib-olla selliseid vestlusringe, virtuaalseid kohvihommikuid ja püüda ikkagi olla nagu nähtav teistele ja ise nii-öelda nagu ka teistega aktiivselt suhelda, et mitte jääda sinna oma diivanisse üksinda kinni. Ja kui vähegi võimalik ja kui ei ole 100% just keelatud kontorisse tulek, et siis ikkagi püüda kokku leppida ja teha selliseid hübriidvariante, kus me võib-olla tõesti suurema osa ajast teeme kaugtööd, aga et me ikkagi aeg-ajalt mingiteks koosolekuteks näiteks tuleme füüsiliselt kokku ja püüame turvaliselt need ka nii-öelda koha peal läbi viia. Ja kui üleüldiselt rääkida, olgu ta siis nii uus või alles või juba varem liitunud nii-öelda töötaja, et kui see selline üksildus tunne tuleb peale või tundub, et sa oled nagu kuidagi ära lõigatud sellest sotsiaalsest poolest oma elus, et siis tasuks natukene analüüsida ja mõelda. Ja ma tooksin välja sellised võib-olla 6 punkti, mis aitavad sul siis natukene enda peas lahti harutada seda üksilduse tunnet. Ja esimesena ma paluks sul mõelda selle peale, et kui sa ka oled füüsiliselt üksinda, et siis see ilmtingimata ei tähenda üksildust. Ehk siis mõtle läbi, kes on need lähedased, kes on sinust näiteks telefonikõne kaugusel või kes on sinust ühe Messengeri sõnumi kaugusel või kellele ma saan kirjutada, kellega ma saan nagu kontakti võtta. Ehk siis, et see, et ma olen täna, elan üksinda, ei tähenda seda, et ma peaksin ilmtingimata olema üksildane ning et keegi minust võib-olla kuidagi ei hooli. Siis teine, millele tasuks kindlasti mõelda, ongi see, et kui ma seda suhtlust nii-öelda teen, et siis palju räägitigi sellest, et nüüd on see suhtlemise selline distantseeritus, ehk siis kuidagi oleks nagu jahenemine, kaugenemine suhtlemises, siis tegelikult ju seda see kaugtöö endaga kaasa ei too. See toob kaasa lihtsalt selle, et me suhtleme distantsilt. Aga see suhtlemine saab olla sama soe, sama tihe ja sama autentne. Lihtsalt oluline ongi endale jälle see nagu mõelda välja, et suhtlemist ei ole kuidagi nagu keelatud või piiratud. Lihtsalt see suhtlemise vorm on muutunud, et ma ei saa seda teha võib-olla kontoris lihtsalt pead keerates, kolleegilt midagi küsides, et ma pean siis selleks kasutama ka siis mõnda chatiakent või telefoni või muud kanalit, mis siis teil kokku on lepitud. Siis kolmanda punktina, millele tasub mõelda sellises üksildasena tundmisel, ongi siis see, et tuues näiteks ühe sellise elulise näite jälle praktilisest töökogemusest, kus klient oli väga õnnetu, et ta ei ole näinud oma teises Eesti otsas elavat ema juba 2 kuud tänu siis sellele praegusele nii-öelda nagu olukorrale. Ja kui ma siis küsisin, et kui tihti sa muidu oma emaga kohtusid füüsiliselt, siis ta ütles, et 2 korda aastas ikka. Ehk siis, et antud hetkel, kui ta oli väga mures, oli möödas ainult 2 kuud, aga kui mul on tunne, et minult on midagi ära võetud, siis ma hakkan seda väga igatsema. Ehk siis panna nagu see reaalsesse pilti tagasi, et milline see meie tegelik suhtlus enne oli ja kas meilt tegelikult on midagi ära võetud või meile lihtsalt tundub nii sellepärast, et see on selline, pole meie vaba valik, et ma just nüüd ja praegu ei saa minna oma ema vaatama. Siis 4. punktina on kindlasti see, et vaatamata sellel, kas sa elad üksinda või sa elad perega, kas sa tunned ennast üksildasena, siis enda eest hoolitsemine. Ehk siis sina oled endale kõige tähtsam. Et see püüa kindlasti tuua endale nii-öelda prioriteetide järjekorda number 1, et ma pean enda eest hoolitsema. Sest kui ma enda eest ei hoolitse, kui ma juba oma kaamerat ei taha panna käima koosoleku ajaks, sest pea on kammimata, et siis järjest ma nagu sulgen ise neid uksi.
Sest kui keegi siis ütlebki, et kuule, et teeme sellise kiirkoosoleku, räägime ilusti silmast silma, siis ma ei ole selleks enam valmis. Ehk siis, et ikkagi kui hommikul ärkad, tee kõik hügieenitoimingud, säti ennast nii-öelda ilusaks, sest sa teed seda enda jaoks. Sa ei teegi seda maailma jaoks, et ole ise enda jaoks ilus, ole ise enda jaoks hoolitsetud. Et see aitab ka väga suuresti tulla välja, et sul on kogu aeg see valmidus kellegiga suhelda. Et ära ise siis pane neid uksi kinni. Ja 5. punktina, millele võiks veel mõelda, on siis ära karda sellist abi ja tuge küsida. Et mõtle, kes on need inimesed su ümber, keda sa usaldad. Ja ära jää nagu enda murega selles mõttes teda enda peas edasi kandma. Sõnal on hästi suur jõud, et kui selle peaks nagu välja ütlema selle suure mure, mis su peas on või selle üksilduse tunde peaks kuidagi kirjeldama, siis meie enda peast on hästi selline suur ja kõikehõlmav. Aga kui me peame ta sõnadesse panema, et kellelegi teisele kirjeldama, et mida see siis tähendab, et mis mõttes ma tunnen ennast üksildasena, siis me saame palju reaalsema pildi ja meil on palju lihtsam toime tulla sellega. Ja 6. sellise võib-olla abipunktina siis ma tooks välja selle, et kuna see suhtlemine on nii tähtis, aga meil on ka vahel selline tunne, et mis ma ikka helistan, et ma segan võib-olla teisi või äkki ei ole hea hetk, et siis hoia suhtlemine regulaarsena. Ehk siis oma lähedastega lepi kohe kokku, millal me järgmine kord ühendust võtame. Ja see ei ole kasulik mitte ainult sulle, vaid tegelikult ka sellele teisele inimesele seal teisel pool, sest temal on tegelikult samasugused tunded võib-olla. Ja ütleme, et kui sul on näiteks mõni eakas sugulane, kes ka, et ei ole ju nii palju vahepeal toimunud, et mis ma talle ikka homme või ülehomme juba helistan. Ja siis võibki lükkuda see kõne edasi, nii et võib-olla me ei ole mitu nädalat rääkinud. Kui me aga lepime kokku, et ma helistan sulle ülehomme jälle, siis mul ei pea olema sellist head põhjust, vaid ma saangi öelda, et kui me kokku leppisime, et ma helistan sulle, kuidas sul läheb. Ja inimene saab nagu päriselt rääkida, et kuidas sul siis läheb. Et sellised 6 punkti võib-olla aitaksid siis kõige paremini natukene mõelda selle peale, et kuidas ma ise saan leevendada seda, et ma ei jääks üksikuks ja et ma ei tunneks ennast üksildasena. Ma ei tea, varsti siin tulevad vist Polli vastused ka, et siis ma saaksin kommenteerida, et kas te olete öelnud, kuidas te tunnete. Meie küsimus siis Pollis oli selline, et kui sageli sa viimase aasta jooksul oled tundnud kaugtööd tehes, et võõrdud ja kaugened oma kolleegidest ning seetõttu tööalased suhted ka jahenevad. Ja valdav osa on siis vastanud mõnikord ja sealt edasi siis tulevad harva ja sageli. On ka inimesi, kes on öelnud mitte kunagi ja on ka mõned inimesed, kes ütlevad, et nad tunnevad pidevalt selliselt. Et see mõnikord niimoodi tunda on juba päris palju. Et mis ma ise nagu mõtlesin, et mis see vastus võiks tulla, arvestades sellist praktilist nagu kogemust, et siis see üsnagi vastab sellele, mida ka meie selline igapäevane nõustamise kogemus näitab, et sellised inimesed on olemas ja kui me jätame nad nii-öelda nagu tähelepanuta, siis nad järjest mitte ainult ei jää nemad üksildaseks, vaid just ka need suhted, tööalased suhted järjest kaugenevad. Ja mida rohkem kaugenenud on need suhted, seda raskem on ju meil töötada ka tiimina, seda raskem on meil teha koostööd ja seda raskem on meil üksteist mõista. Ehk siis, et väga tõenäolised on sellised konfliktid tekkima, kui meil kaob ära see üksteise mõistmine. Ehk siis, et loodetavasti need sellised mõtted, mis me täna siin välja tõime, annavad siis sulle nagu julgust ja ideid, et kuidas siis seda kaugenemist nii-öelda nagu vähendada. Ma väga loodan, et tekib võimalus jõuda sinna, et see ikkagi see selline
võib-olla see kaugtöö ei kao ära ja ei peakski ära kaduma, sest tegelikult on väga suur hulk inimesi, kellele see väga-väga sobib. Aga et oleks võimalus teha sellist hübriidtööd. Ja kõige sellisem tõenäolisem öeldakse, et see tuleviku hübriidtöö näebki välja selline 60% koha peal ja 40% siis sellist kodutööd. Ja et oluline seal siis ongi lihtsalt mõelda, et mida ma teen selle koos oldud ajaga. Ehk siis, et see koos kontorisse tuleku aeg ka veedetakse koos, tehaksegi koosolekuid ja kui mul on vaja selliseid fokusseeritud tegevusi teha, kus ma pean oma tähelepanu kuidagi panema ühele teemale või asjale, et siis neid ma just teengi sellest kodukontorist või siis kaugtöökontorist, kus ma saan siis rahulikult süveneda. Ehk siis, et see ilmselt on see meie nii-öelda nagu paratamatu tulevik, mis tähendab ka seda, et sellega tuleb harjuda, et ma mingitel hetkedel olen sellises olukorras, kus mul ei ole seda kolleegi õlga nii-öelda kõrval ja ma pean saama siis üksinda hakkama. Ehk siis ka oluline on ka see, et väga kindlalt aru saada, mis on minu otsustamise ja vastutamise määrad. Ja läbi selle siis ma saan iseseisvamaks, enesekindlamaks ja mind häirib siis nii-öelda kaugelt ja üksi töötamine vähem, mis jätab ka mulle vähem seda tunnet, et kogu koorem on üksinda minu õlul ja ma pean sellega kuidagi moodi ilma igasuguse toeta hakkama saama. Et siin vahepeal need numbrid on nüüd natukene muutunud, aga nad ei ole muutunud nüüd siis selles mõttes, et nende kuidagi tasakaal või see, kuhu suunas nad lähevad, et see mõnikord on jätkuvalt nagu kõige tugevamalt esindatud. Ma jätkuvalt kutsun üles veel, kui te ikkagi tundsite, et nüüd peale seda väikest ettekannet tekkisid mingisugused mõtted või küsimused, et siis võtke meiega ühendust. Oleme siis ETOP-i Facebookis olemas, on siis ETOP 3010, mis siis on meie selline sünnipäeva aeg 30. oktoober, et selle järgi saate meelde jätta. Ja samamoodi on meil siis www.etop.ee on siis ka koduleht, kust kaudu siis meie tegemistel silma peal hoida ja küsida ka huvitavate teemade kohta. Aga ma näen, et siia on tulnud ka üks küsimus ja mulle tundub, et me jõuame selle ette lugeda ja ka teatud määral vastata. Ja küsimus on siis selline: tahaks, et tööandjad oleksid koolitatud inimeste muredega tegelema. Mitte ei tehtaks vaimse tervise probleeme nii kaua maha, kuni inimese tervis on ka füüsiliselt halb. See on väga suur ja ilus soov ja see on ka see, miks meie ETOP-i lõime, et just see, et me tunneksime ära ja et ka murda neid stigmasid. Et see vaimne tervis või tähendab, meie tervis koosnebki nii füüsilisest kui vaimsest tervisest ja nad on sellise võrdselt olulise tähtsusega. Ehk siis, kui keegi murrab jalaluu, siis ta ei lähe koju ja ei püüa seda varjata ja loota, et küll ta paraneb ise ära. Et vaimse tervisega võiks olla samamoodi, et kui mul on mure, siis mul on võimalus sellele murele saada vastavalt selle mure nii-öelda olulisusele või ohtlikkusele siis ka vastavat abi. Ja täna see abi tegelikult on nagu olemas. Ehk siis on meil samasugused vaimse tervise nii-öelda esmaabikabinetid olemas, aga pigem mure ongi selles, et meil ei ole harjumust ja oskust seda kasutada ja see on kuidagi nagu häbiväärseks tehtud. Ehk siis, et see on väga ilus mõte, millega täna lõpetada ja mis me kõik ise nagu selle juures saame teha, siis ongi see, et nagu märgata enda sõpru, märgata enda tuttavaid ja toetada ja julgustada neid siis seda vaimset tervist saama ja ka tööalaselt tundma oma kolleege, sest siis me oskame ka märgata, kui neis on toimunud mingi muutus, kui nad on muutunud kurvameelseks, kui nad on muutunud küüniliseks, võib-olla närviliseks, et siis me oskaksime neid asju tähele panna ja selleks me peame neid tundma. Ehk siis, et oluline on see, et kui me nüüd, nagu me rääkisime, et uus inimene liitub kollektiiviga, et me saame omavahel tuttavaks, et me saame teada, kes me oleme inimestena, sest
kõigepealt me oleme inimesed ja siis me oleme alles nii-öelda töötajad ja meeskond, et kui me selle saame nii-öelda nagu paika, siis me saame ka üksteist toetada. Ja kes täna tunneb, et temal oleks seda vaimse tervise toetust nii-öelda nagu vaja, et siis kindlasti ärge jääge koju lootma, et see läheb ise üle, vaid otsige julgelt erinevaid kanaleid, kuhu pöörduda, nii nagu oma füüsilise tervisegagi, et kui ikkagi kuskil valutab, siis te ei jäta seda nii-öelda tähelepanuta, vaid ikkagi leiate endale vastava abi ja vaimse tervisega täpselt samamoodi. Kui kuskilt häirib, siis tuleb see abi leida. Aga minu ja Etopi poolt suur aitäh teile ja kohtume siis peagi, kas siis läbi meie Facebooki järgmistel üritustel või võite meile ka helistada või kirjutada. Aitäh ja nägemist!